No teile ei anna ikka rahu, et Pikas Hermannis ei lehvi Ukraina lipp või Vikerkaarelipp. Teil on kogu aeg ikka sellega mingi valu, selle Pika Hermanni lipuga. Meie tahame, et seal on sinimustvalge ja me tegime vastava seaduseelnõu, mis teie erakonna fraktsiooni poolt tagasi lükati siin. Nii et me selle lipu küsimuses ilmselt ei ole ühel meelel. Meie tahame sinimustvalget, teie tahate Vikerkaarelippu. Ja tulleski väärtuste juurde. Ameerika praegune administratsioon on selgelt öelnud nii J.D. Vance'i suu läbi kui ka Marco Rubio suu läbi kui ka Trumpi suu läbi. Euroopa ei jaga Ameerika väärtusi ja Ameerika ei jaga neid liberaalseid läbuväärtusi, mida kultiveerib Euroopa. Nii et meil ei ole ühiseid väärtusi praegu. Ja selles ongi tegelikult see dilemma Eesti valitsusele, Eesti riigile, Eesti rahvale. Kellega me koos oleme? Kas Macroniga, kelle kohta Trump ütles just äsja, et Macroni varsti enam ei ole ja tema arvamus ei ole oluline. See on irrelevantne. Ja ta on põhimõtteliselt öelnud seda ka Euroopa Komisjoni kohta, et sellega ei ole võimalik koostööd teha ja selle arvamus ei mõjuta Ameerika Ühendriikide poliitilisi samme. Nii et kellega me oleme? Kas me oleme selle väikeste päkapikkude kambaga ja mõnitame ja sõimame Donald Trumpi? Või me siiski arvestame sellega, et Donald Trumpil on võimalus jätta meid külma kätte, jätta meid venelastele? Aga eurooplased meid selles osas aidata ei saa. Euroopas ei ole vastast Venemaale ja täna tõenäoliselt toimub Davosis midagi väga dramaatilist. Nimelt Trumpi ja Zelenski kohtumine. Või toimub see homme, ma täpselt ei tea. Kus Trump kavatseb Zelenskile öelda, sa teed kas nii, nagu ma sulle ütlen, või sa jääd üksinda. Ja sind keegi ei ole võimeline nii aitama nagu meie. Nii et meie tahame siis nüüd jääda üksinda. Ma tean, et Reformierakonna loosung on ju olnud ei kunagi enam üksi, aga te töötate ju selle nimel, et me ainsa suurjõuga, kes meid tegelikult toetada ja kaitsta saaks, sellega tülli läheksime ja see meid üksi jätaks. Ja see on see dilemma koht. Te võite väärtustest nii palju jahvatada, kui tahate. Ja mis see siis nüüd on? Öelge nüüd mustvalgel ja selgelt ära, kas me oleme Ameerikaga või me oleme Ameerika vastastega. Aitäh. Aitäh. Palun. Ja no minu küsimus oligi, et millised väärtused siis, et Mette Fredriksson, Taani peaminister ütles, et kui ei lahene Gröönimaa vaidlusse nii, nagu neile meeldib, siis NATO on surnud. Kanada peaminister Carney ütles eile Davosis teie kurvastuseks, et senine maailmakord ongi lõppenud. Et nüüd mul ongi küsimus, et millised väärtused? Te ütlesite, et see on meil kõigile klaar, et Venemaa on meie põhilisvaenlane. No meile siin on kõigile klaar, aga Macron saadab välja sõnumi, et tema teeb G7 koosoleku koos venelastega. Kui vaja ilma ameeriklasteta, aga koos venelastega. Et siis ikkagi ameeriklastele koht kätte näidata. Mis puudutab siis sellesse, et me läheme õppustele koos, meist 80 korda suurem Saksamaa. Ei lähe sinna õppustele. Sellepärast, et nemad on aru saanud, meist palju suuremana, on aru saanud, et kui toimub suurte jõukeskuste omavaheline võitlus, Venemaa, Hiina, Ameerika võitlus Arktika pärast, siis toppida ennast sellesse positsiooni, kus sa pead olema Taani ja Ameerika vahel valima, see on rumalus. No meie valitsus hiilgab rumalusega. Meie topime ennast igale poole. Impeerium Eesti näitab kõigile, kuidas tuleb elada. Ma küsingi nüüd, et kui Macron on öelnud ja Euroopa Komisjonis käivad jutud, et venelastega tuleb laua taha istuda ja ainus, keda sinna laua taha ei taha lasta venemastega läbi rääkima keegi, seal on Kaja Kallas, sest ta on täielikult läbi kukkunud oma ametis, otsitakse paremat inimest ja põhjus on ju väga selge, sellepärast, et otsitakse sellist inimest, kes hakkab päriselt sõbralikult läbi rääkima. Seda ütleb Macron ka meile välja. Et ma küsin siis seda, et milline lapsesuu teie siis, ma ei tea, äkki alkohoolika akadeemik, kes teil välisministri koha pealt palka saab või mõni teie parteikaaslane või äkki mõni suursaadik, siis ütleb lapsesuuga välja selle, mida Macron praegu ütles, et me peame hakkama venelastega sõpsi panema selle jaoks, et ameeriklaste vastu saada, sest see on see praegu, millega tegelevad meie väärtuspõhised lääneliitlased Euroopas.
Nojah, ega ausalt öeldes potato, nagu öeldakse, kõik ühed globalistlikud vasakäärmuslased ühispartei esindajad, on nad Starmerid või Karnid. Meil siin ennem oli vaidlus sellele üle, et mis siis selle Karni kõne iva oli. Mina ütlesin, et sellega ta kuulutas, et see nii-öelda reeglitepõhine maailm on ümber. Sina ütlesid, et ta rääkis täpselt vastupidi. No Eestis on läbi viidud uuring, et esmakursuslastel pooltel inimestel puudub funktsionaalne lugemisoskus, ehk nad ei saa aru, mida neil paberi peal sõnad ütlesid. Mulle tundub, et sama probleem on meil ka Reformierakonna Eesti 200 valitsus. Ma loen Karni kõne lõpust ette ühe lõigu. Me teame, et vana kord ei tule tagasi. Me ei peaks seda leinama. Nostalgia ei ole strateegia, aga me usume, et sellest raputusest saame ehitada midagi suuremat, paremat, tugevamat, õiglasemat. Nüüd meil oli siin ennem ka arutelu, et kui meie oleme NATO, siis kumb NATO me oleme? See, mida nähakse Ameerikas või see, mida nähakse, ma ei tea, Brüsselis või Kopenhaagenis. Kui me hoiame ühte väärtusruumi, siis kumbasse väärtusruumi me hoiame? Seda, mida meile ette kirjutatakse Brüsselist kogu oma transideoloogiaga ja rohepöördega ja Hiina sõprusega ja kõige muuga ja nüüd ka Vene sõprusega, mida Macron meile on välja kuulutanud, või oleme me selles väärtusruumis, mis on Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon välja kuulutatud. Et see on tegelikult, see võib tunduda, et ega kui funktsionaalne lugemisoskus ongi nagu puudulik, siis see küsimus võib tunduda tobe. Aga tegelikult on see eksistentsiaalne küsimus Eestile. Ja minu meelest teie ministrid, Ligid, Tsahknad, teie erakonnakaaslased, Mihkelsonid, Paetad, ka ei saa sellest aru. Ja seepärast me siin pressime, et kas peaminister vähemalt saab aru? Aitäh. No me oleme väga palju kuulnud loosungit, et meie olemegi NATO, eks. Eesti ongi NATO, kõik on õige, oleme NATO liikmesriik. Nüüd on meil seoses Gröönimaaga tekkinud olukord, kus tuleb üle täpsustada, et milline NATO me siis oleme. Meil on räägitud, et Taani esitas Eestile kutse, et Eesti saadaks ka sõdureid Taani, et kuidagi kaitsta, Gröönimaale siis Taani kutsel, et kuidagi kaitsta Gröönimaad ameeriklaste eest või ameeriklaste vastu, et kui nüüd Ameerikast tuleb kutse Pentagonist ka saata ameeriklastele appi Eesti sõdureid, et Gröönimaa julgeolekut venelaste vastu tagada, et kas me siis vastame mõlemale kutsele ja kellele me anname siis missugused suunised. Ja kui üks meie sõdur on Taani poolel, teine on USA poolel, siis kes esimesena tulistada tohib. Et te ju saate isegi aru, et see on absurdne olukord, kui me niimoodi ennast sinna kahe vahele paneme. Nüüd, et mul küsimus, et kumb NATO me oleme. Aga tegelikult ma tahaksin natuke tõsisemalt edasi minna, et meil tundub, et ei ole valitsuse tasemel vähemalt seda arusaamist, et Gröönimaa küsimus ei ole mitte vastasseis USA ja Taani vahel, vaid see on vastasseis USA ja Venemaa selja taga oleva Hiina vahel. Ja minu meelest on küll täiesti üheselt näha praegu, et Eesti valitsuse ametnikud ja Eesti siis valitseva partei ametnikud, Paetid, Mihkelsonid, Ligid, Tsahknad, täiesti selgelt positsioneerivad ennast Ameerika vastu. Ja see tähendab, et täiesti selgelt positsioneeritakse ennast Venemaa arktilise laienemise ambitsiooni poolt. Et mida te kavatsete ette võtta selleks, et Eestist ei läheks välja Ameerikasse see sõnum, et me siin nii-öelda läheme Gröönimaad kaitsma ameeriklaste vastu, sellega sisuliselt ennast venelaste poolele asjatades. Ja mida te kavatsete ette võtta oma parteikaaslastega, kes sellist pläusti suust välja ajavad? Aitäh! Eks ma tegelikult ju tean, et kui juhatada küsimus sisse mõne mõttega, siis on oht, et vastus keskendub sissejuhatusele, mitte küsimusele. Aga kui see mäng juba nii käib, et mingem siis seda rada pidi edasi. No te ütlesite, et Karni pürib inglisekeelse maailma liidriks, ütlesite niimoodi. Ma selles mõttes ei ole päris kindel. Karni, kes alles väga hiljaaegu ütles krõbedaid sõnu Hiina suunal, nimetades seda väga suureks riskiks ja geopoliitiliseks vastaseks, otsustas siis nüüd pöörde teha ja väga tõsiselt fokusseerida koostööle, suhete soojendamisele Hiinaga. Me saime eile teada, et Prantsusmaa president Macron on saatnud Trumpile teate selle kohta, et võiks kokku saada ja ka venelased laua taha kutsuda. Ja kui me natuke läheme veel ajas kaugemale, siis ärgem unustagem sedagi, et kui käis Ameerikas presidendi valimine,
siis Ühendkuningriigi peaminister Carney ei pidanud paljuks saata 100 inimest demokraatide kampaaniat toetama. Et nagu selles valguses, ma ütleks, on põhjendatud esitada küsimus, et kes ja kuidas siin nüüd nagu ameeriklastega koos mängivad või ei mängi. Ja viimastel päevadel on ka, ütleme, sõnumid olnud pehmelt öeldes huvitavad siin erinevatelt Euroopa liidritelt. Aga kui me nüüd oleme need sissejuhatused ja siis teie väljajuhatused ära vastanud, aga vastake ikkagi küsimusele, et mis Eesti plaan on selle USA ettepaneku suhtes kahepoolselt rääkida võimalikust koostööst. Ma tean, et Euroopa Liit on samal ajal ka läbi rääkimas Ameerikaga kriitiliste maavarade osas, aga siiski see ettepanek on ju laual meil ja mõnel riigil veel, et mis see meie plaan siis selles osas on? Aitäh. Ja aitäh, härra esimees, härra peaminister. Kanada peaminister Carney ütles eile Davosis muu hulgas järgmist. Me teadsime, et jutt reeglitel põhinevast maailmakorrast oli osaliselt vale, et tugevaimad tegid endale erandeid, kui see oli neile mugav, et kaubandusreegleid jõustati ebaühtlaselt ja et rahvusvahelist õigust kohaldati erineva rangusega sõltuvalt sellest, kes oli süüdistatav ja kes ohver. See fiktsioon oli kasulik. Eelkõige võimaldas Ameerika hegemoonia pakkuda avalikke hüvesid, avatud mereteid, stabiilset finantssüsteemi, kollektiivset julgeolekut ja vaidluste lahendamise raamistikke. Nii panime meiegi sildi aknale, osalesime rituaalides ja vältisime suuresti retoorika ja tegelikkuse vaheliste vastuolude väljaütlemist. See kokkulepe enam ei toimi. Minu arust päris selline adekvaatne kirjeldus sellest, kuhu maailm on jõudnud. Ja kindlasti on väikeriigi jaoks praegune aeg ohtlik ja seetõttu tuleb hoida pea külm ja teha õigeid ja häid otsuseid, valida ka sõpru väga hoolikalt. Ja me oleme teiega täielikult ühel meeles minu teada selles, et Eesti julgeoleku tagamise mõttes on meie kõige olulisem partner USA. Seda olete nii teie ise kui kaitseminister siin välja öelnud ja selles osas meil vaidluse kohta ei ole. Aga selles valguses on oluline meeles pidada, et vastastikune koostöö ei saa ju toimida nii, et me soovime tihedat koostööd kaitsevaldkonnas, aga muudes valdkondades ei pruugi koostöö altid olla. Ja ma jõuan nüüd küsimuseni. Teadaolevalt on Ameerika teinud 7 Euroopa Liidu riigile ettepaneku kahepoolseks koostööks maavarade alal. Ja teada on ka see, et Euroopa Komisjon omakorda nagu survestab riike, et otse Ameerikaga ei räägitaks. Ja minule teadaolevalt peaks Ameerikas veebruari alguses toimuma ka kohtumine siis nende võimalike partneritega. Ja küsimus on lihtne, milline Eesti plaan selle koostöö pakkumise suhtes on? Aitäh.